vaktsineerima peab. Tervitused kõigile kosmosest. No loomulikult me oleme kosmoses ja tervitus minu kõvad ka. Ja meie Aruküla kosmoseprogrammi teadlastega tulime siis üheskoos ASS-i ehk siis Aruküla Space Stationi pardale. Sest et siin ühel meist oli potentsiaalne võimalus jääda surmavasse taudi. Jah, räägi, sinul tuli see saatuslik SMS. Minul? Jah, juhtus tõesti niimoodi, et otsatas SMS-ina telefonipostkasti teade, et olen olnud lähikontaktne. Ja no, kuigi ma olen vaktsineeritud teie ka. Ja, siis ikkagi küll me teame, et lähikontaktsusega, kui sa oled vaktsineeritud, ei kaasne karantiini kohustust, küll aga jääb ju alati võimalus jääda küljes see surmataud. Mina otsustasin seda kasutada. Just, aga nii kuna me olime parasjagu koos, kolmekesi, otsustasime, et lähme siis kõik kosmosesse ja ühtlasi on meil siin ka meie vana hea sõver Semil. Tervist! Küll on ikka hea meel vanu häid sõpru näha, et teadlaseid sõpru. Vaatan, teil on uus poiss ka kaasas, et teeme selle küünarnuki tervituse ka siis, et... Muidugi, ma tean, et kiles, mul kile on natukene niiskasid, et käisin just siin WC-s enne, kui saadet alustasime ja siis unustasin ära, et me oleme siin õljume kosmoses ja hakkasin lihtsalt laskma. Et ja, et kiles olin. Ja, et noh, minul on see muidugi kõik igapäevane, ma olen siin olnud juba ma ei tea kui kaua, aga mis täpsemalt siis toimub, et see sissejuhatus tundus küll juba nagu põnev, et kuidas mina nagu antud olukorras käituma peaks, et mul tekkis Jumal tänatud, et sa muidugi hetkel skafandris oled, sest et me võisime ju sulle siia surmataudi tuua potentsiaalselt. Jumal tänatud, et sa küsisid, sest sellepärast me siin olemegi, et sulle... Sind ka õpetada tegelikult, kuidas käituda tuleb. Okei, aga ma olen selle asja ju läbi, ma olen ju tegelikkuses läbi pudenud selle haiguse juba, et... See ei loe midagi. See ei loe. See sõltub sellest, mis tüvi, aga noh... Mis tüvi, mis see tähendab? See tähendab seda, et sellel haigusel on erinevaid mutatsioone ja see, mida sina läbi põdesid, ei pruugi olla see, mis võib meil olla. Sa oli üks inimesed üldse, kes vaktsiini sai. Küll leedulehtud vaktsiini, aga sellest on väga palju aega möödas ning viirus on meil juba siis maa peal jõudnud päris mitu korda mutanteeruda. Ja te olete teinud vaktsiine seal kogu aeg? Ja maski kandnud. Ja, ning ühtlasi nüüdsest tuleb ka igal pool maski kanda. Veel õues ei ole kohustuslik. Aga loodame, et ka see saab kohustuslik. Me oleme selle ammu juba välja käinud. No see on ammu välja käinud, tõesti. Ja saunas. Ehk siis nüüd siin ka sina oled ju siseruumis mingis mõttes kosmoses küll, aga ikkagi see on selle ümber, peaksid kandma maski igal pool. Mis on tore, et sul see on ees sinine mask. Jah, ja see ka fandri selles. No turvalisus enne kõik, aga kas ma siis saan aru, et teie olete nagu maa peal nagu siis soovitanud neid asju inimestele? Ei, me oleme käskinud. Mitte otsest inimesi, aga on valitsusele käskused. Mis nad ütlevad edasi inimestele? Okei, aga kas hakkavad asjad korda saama siis nüüd või kuidas on nagu? Kaugel sellest. Tundub kaugel, kuigi numbrite järgi on nagu napilt oleme kogu aeg maas natukene taudist. Et vahepeal saime siin suvel päris nulli nagu peaaegu. Peaaegu nulli. Jah, et juba ütleme nii, et inimesed õues nagu enam maskiga ei käinudki praegu. Ja hakkasime vaikselt inimesi vaktsineerima, käisime välja sellised ettepanekud, et näiteks muusikafestivalil võiksid käia vaktsineerimas või siis vaktsineerimisbussid, mis on kõik nagu oli meie poolt ju nagu korraldatud, aga ikkagi need osad ei tulnud meiega kaasa ning hetkel on ainult siiski 60% inimesest vaktsineeritud, mis on ka põhjus, miks me ikkagi hetkel selle taudiga siis ikka veel maadleme, ka sel aastal. Kas see on siis kogu maailma 60% või Eesti? Eesti on ikka väga maas siin muust maailmast, et meil on vandenõuteoreetikud on seal nagu. Olles kogunesid ka veel siin seal väljakul. Avaldasid meelt. Jah. Ops. Oi! Hakkaski külge. Mis see nüüd oli? Äkki võiks ise ka kilesse ennast mässima? No soovitab ole. Milleks on mask üle ees, aga siiski. Taud ja ikkagi maski sisse praegu. Ma kuulsin, et olid sealt Marsi peale ära käinud esimese inimesena siin meie sõberteadlastega. Marsil jah, selles mõttes, et käisime ära, me kahjuks ei saanud küll seda ülekannet teha, sest et meil läksid, täpselt selle maandumise hetkel läksid need kaamerad katki, et muidu oleks sellest terve maailm juba teadnud, aga kahjuks läks seekord niimoodi, aga ühesõnaga see on nagu halb uudis, aga hea uudis on see, et 2 sõpra mul jäid sinna
Enn ja see saatejuht, et jäid elama sinna. jäid elama sinna ja mis nad teevad seal ? ehitasid endale väikse mingi elamise sinna praegust ja noh, see on viimased uudised ja kasvuhoone on üleval, teevad seal mingit noh, letsalatit kasvatavad ja tomateid ja kurki ja No muidugi, et sul oli rohkem vaja on. põhimõtteliselt ikkagi plaan on ikkagi endiselt see, et kui meil ikkagi läheb seal selle palli peal, meil läheb enda selles ilusas sinises kodupalli peal läheb elu perse, siis ikka kolime ümber. Jah, nii et siis teadlased on juba Marsi peal ja ehitavad siis inimkonnale sellist tagavara planeeti põhimõtteliselt, kus saab siis kasvuhoones eluaeg elada. Ja meil on isegi läbirääkimised siin olnud Elon Muskiga, et põhimõtteliselt tema hakkab transportima kui vaja, et ta on nagu... Tal on see rakett päris käpas ju. Tal on need rakette on ja Tesla ka veel, mis tal ei ole, ütleme nii. No aga selles mõttes on ju hea kuulda, et elu organiseeritakse kosmoses. Nüüd ei jää midagi muud üle, kui tuleb lihtsalt mingid reeglid kehtestada, et kuidas me seal elama hakkame ja kuidas me käitume. Jaa, muidugi. Et me tahtsimegi ju tegelikult öelda nagu, et siin me tulime sulle ka seniil nagu uusi reegleid õpetama, kuidas siin kosmoses nüüd edaspidi sa olema pead, et taudi vältida üksi. Kui tore, jah. Maskis sa oled juba teadlik, Eeskujulik. aga ikkagi ei tohi korraldada üritusi. Kui ikkagi korraldada üritusi, siis peab olema tõendiga. Inimesed peavad olema tõendiga. No tema ise ainult üksi. No külalised ka, äkki keegi tuleb külla. Need Vene astronaudid. Jah, neil peab olema ka tõend. Ja kell 11 peab läbi olema kõik. Mis aja järgi? Sellega. Eesti aja järgi. Ja see on kõik lihtsalt selle jaoks, et sa ei saaks surmavat taudi, mis siis avaldub palavikus ja köhas. Ja võib-olla maitset ka ei tunne. Ei no see lollilegi selge, aga okei. Isegi kui ma üksinda olen või, siis ma olen sisuliselt isolatsioonis või kas minule nagu... No jaa, aga reeglid peavad järgima ikkagi kõik. Reeglina täitmiseks. Seda küll. Vabandust, jah, muidugi ma ei mõelnud niimoodi. Okei, no sellega on selge siis, no pidu kuni 11-ni ja... Paned sa siin üldse kõvasti pidu või üksi? Eks ma olen siin vaikselt ikka üksinda pidutsen, kellega ma siin ikka pidutsen, et... Teed endale mingit narkotsi ka või? Ei no, vana ja pitsike povinseerumit on ikkagi endiselt laual ja mis siin, ma ei oska muud targemat välja mõelda. Süstlaga ei proovi midagi panna endale. Mitu vaktsiini sul juba tehtud on? Kes neid jõuab lugeda. Aga ikkagi taudipass on olemas. Ma sa ise või ju vaktsineerida, aga keegi sulle ju tõendita väljasta. Digilugu väljastab. Digilugu väljastab. Digilugu, aga kas sa ise oled enda vaktsiini andmed digilukku kannad? Seda ju küll teeb keegi meditsiinitöötaja. Mina ei ole sellise asjaga tõesti tegelenud. Mul on üldse ju see, et ma olin vahepeal... Sa ei vasta nõuetele. No, mis ma teha saan, mul ju selles mõttes nagu sidemaaga oli katkenud, ma ei tea üldse, mis seal toimub, ärge nüüd nagu... Ja kelle probleem see on ikkagi... Nii äkiliseks ka muutugi. Kasi rusikasse minema juba. Aga ma ikkagi... Sa mõtled see niili, kui need vastu lõugune. Teaduse nimel ikkagi, ma usun, et saab sellega tõendi sulle väljastatud, kui see on ikkagi suudab ära tõestada, et sa oled ennast vaktsineerinud ikkagi palju. Okei, ja kuidas see tõend siis, mis ma sellega nagu... QR-kood. Sinu enda tõend, aga sina ise kontrollib. Kui tahad pidu peale, siis pead ise oma QR-koodi kontrollima, kas sa ikka oled vaktsineeritud. Kas see kehtib? Sest et tegelikult see kood ju kehtib ainult aasta. Või noh, see tõend. Et millal viimane litt tuli? Umbes. Okei. Ma isegi ütleks, et korraks nagu minusugusel teadlasel on natuke raske aru saada sellest kõigest, aga ma proovin nagu ree peale tõmmata ennast kiiresti, et no mingi loogika siin tundub jah, et nagu isegi nagu võib olla. Tähendab, no lihtsalt kokkuvõttes on nagu see, et sul peab olema lihtsalt tõend ja... Et saaks ikkagi oma tavapärast asju teha edasi. Jah, et saaks teha neid edasi lihtsalt neid asju, mis sa siin niigi iga päev teed. Lihtsalt meelelahutusosa on siis kuni... Kella 11. Ja üks asi veel, testid enam ei kehti. Ennast võib testida, aga mitte kuskil see mitte midagi ei loe. Isegi mitte kosmoses. Okei. Ainult tõend. Ning isegi, kui sa pead pidu, pead ikkagi maski kandma. Aga alguses see korraks nagu eelmise selle punkti juurde tagasi, et alguses see test nagu tõestas ju midagi. Ja alguses tõestas, aga ikkagi ühel hetkel enam ei tõestanud. Ja praegu ka ei tõesta.
kuidas seda haigust me siis nagu alguses üldse nagu teada saime, et see haigus on, kui see test enam ei kehti isegi mitte? ei, aga alguses sai ju sellega teada, sest enam ei ole vajagi seda teada, nüüd on vaja lihtsalt tõendit ja maski. Okei, selge, nüüd hakkab klaaruma vaikselt. et ega see ei ole kerge seda surmavat taudi alistada. see on ikkagi väga... ei no mingis mõttes on kerge on ju tegelikult jälgida ikkagi reegleid. jah, aga lihtsalt kõige raskem probleem on jah need eitajad meil. mida ma saan aru, et sul siin probleemi ei ole, kui sa just ise eitaks ei hakka vahepeal. aga meil maa peal tõesti on. Kas sa vaktsiini infolehte lugesid? Vaktsiini infolehte, selle mille ma ise kirjutasin, muidugi lugesin. järelikult oled vandenõuteoreetik. Sa ju ise saad aru, mis seal sees on. Sa oled ju teadlane. Muidugi, siis sa võid lugeda vist. No muidugi võin, ma räägin, ma ise tegin selle ja ise lugesin ka samal ajal, kui ma kirjutasin seda. No siis sa vist ei ole vandenõuteoreetik. Sest muidu nagu seal, ma vaatasin ükskord bensiinijaamas tulid mingid 2 tüüpi ja üks ütles, et ta luges seda vaktsiini infolehte, nagu ma ütlesin talle kohe nagu, et kuule, mis sa tahad öelda, et kõik teadlased valetavad või? Ja siis ta hakkas midagi ajama seal ja siis ma ütlesin, et kas sa tead üldse, mis haiglates toimub? Ja panin tal suu kinni faktidega. Väga õige. Kuidas see olukord seal haiglates on muidu üldse praegusel maa peal siis, et mul loogika siis nagu ütleb, et midagi nagu halvasti olemas, kui nii palju haiglad on täis. Haiglad on lihtsalt täis ja kohti ei ole. Ja plaaniline ravi on peatatud. Ja suuremaks ka neid ei tehta, neid haiglaid. Ja kõik need kõrva- ja silmaarstid, kes enam siis ravisid oma patsiente, on nüüd suunatud sinna taudiosakonda. Linu vahetame. No raske töö on see ikka. Ma äkki kuulsin, et see pidi olukord väga hullu olema, et inimesed pidi üksteist juustest kiskuma ja kanüüle võtma käest ära nagu. Ja mul sõber rääkis. Nagu peavad sõda seal, et kes nagu ellu jääks nii-öelda siis nagu... No põhimõtteliselt elu surma peale see mäng käib ja... Patsientide vahel käib võitlus nagu, kes saab haiglas olla COVID-i ravil. Ei no see surmav taud ju tegelikult ajab ka hulluks. No mingis osas, kui sa pead olema teiste haigetega koos, siis mentaalselt on see väga raske, et kes jääb ellu ja kes mitte. Ei no see on ka mentaalselt raske, mida me siin soovitasime, et paiskame igal poole uudistesse laiali seda taudi. Et see on ka ju mentaalselt raske, et... Ja ei seda igal aga seda ainult sellepärast, et survestada inimesi minema vaktsineerima. Küll aga siiski vastutustundlikult käitunud inimeste jaoks ei ole ju tegelikult mitte midagi muutunud. Nemad kannavad igal pool nagunii maski, nemad näitavad ka tõendit igal pool, kus vaja. Ja kuulavad sõna. Ja nemad olid targad, need tegid selle vaktsiinid endale 2 taudi vahel. Ja tegid ka 2 taudi aja vahel ning on varsti saamas ka oma 3. tõhustusdoosi. 3. doos alles või? Me oleme jah, nagu nii maas seal, no meil on samas vaja miljoneid neid ka ju teha kogu aeg, et me ise oleme siin eestlastele varunud 4 miljonit praegu vaktsiini. Igaks juhuks. Jah, 4., 5., 6. varsti saadaval. Aga jah, see nii, ühesõnaga reeglid on siis nüüd selged või? Noh, igaks juhuks võiks tegelikult mingid märkmed teha, et vahepeal nagu... Ai, pole hullu, me teeme sulle plakatit ka kaasa maa pealt. Noh, mis siin on, hoiame Eesti elu avatud ja kanna maski, et me riputame need sulle igal pool siin... Ma vaatan jah, et siin on juba mingid asjad õljuvad. Ja ma panen siin õljudes paigaldan siia sulle ühe selle hoiame muuseumil avatud. Selle plakatit. Ja mul on siin aitäh, et hoolika kaasas. Jah, et kleebime sul siin selle elamise siin neid silte täis, et sa ära ei unustaks et kõik oleks silme ees kogu aeg. Ütleks jah. Aga see nii, et sa tõmba siis jälle mingid pöörded ülesse sellel ASS-il ja vaatame siin. Vaatame natuke ringi siin kosmoses senikaua, kuni me karantiinis oleme, et äkki lähmegi vaatame seda Marsi kolooniat seal tulevast. Jah, et me võime siin oma otseülekande ära lõpetada ja asume oma tavapärase elu juurde. Miks ka mitte ja üritame ikkagi selle siin viibimisega siin kosmoses nagu selle maapealset elu ka kuidagi parendada, et lähme käime ära seal Marsil siis ja ootame, mis... Paneme haigla püsti. Paneme haigla püsti. Pajehali, nagu öeldakse. Peabki sundima inimesi vaktsineerima. Näe, ma tein sulle maski ka. Aitäh. Ma tõin sulle proovida siia ka nagu paar karpi Pfizereid ja AstraZenegale ka. Saad proovida meie... Tühjade kätega ei tulnud. Jah.
no ega selles mõttes küll küllale liiga ei tee, et muidugi proovin ära